Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas! Tuleb tunnistada, et aeg tõesti lendab. Juba jälle on teisipäev, kell on veidi üle 1 ning eetris on Krimiraadio. Stuudios on saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt. Tänase saate teises pooles uurime lähemalt, kas tunnetus, et iga jumala päev eksib metsa 2-3 seenelist, peab paika. On neid eksinuid GPS-kaartide ajastul miskipärast rohkem kui kunagi varem ja milline otsimistööde masinavärk käivitub, kui tuleb signaal, et lähedane on pikemat aega kadunud. Sellest kõigest räägib meile Ida-Harju patrulltalituse juht Pirko Pärila. Saate esimeses osas menetleme aga möödunud nädalal kohtulahendini jõudnud traagilist lugu. Räägime ligemale 2 aastat tagasi Jõgeval toimunud juhtumist, kui 17-aastane nooruk tappis endast mõni aasta vanema kaaslase. Tapjale määrati karistuseks 5 aastat ja 4 kuud vangistust. Aga miks see kõik nii läks? Millised olid kuriteo motiivid ja kas süüdlasele määratud karistus on ikka õiglane? Kuku Tartu stuudios on küsimustele vastamas Lõuna ringkonna prokurör Maarja-Liisa Kõiv. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere päevast. Maarja-Liisa Kõiv, ma saan väga hästi aru, et tegelikult määras kohus karistuseks 8 aastat ja kiirmenetluse tõttu võeti karistust automaatselt vähemaks. Ja siiski, kuigi ma ei taha esineda liiga verejänulise kodanikuna, kas see 5 aastat ja 4 kuud on piisav karistus tahtliku tapmise eest? Jah, et alaealiste puhul on maksimaalne karistus 10 aastat ja kuna toimepanija oli alaealine, siis tegelikult kohus määras keskmises määras karistuse. Et see oli siis, ja sealt maha arvata, kuna asi lahenes lühimenetluses, siis arvategi sealt maha 1/3 ja lõplikuks siis jäigi 5 aastat, 3 kuud, 27 päeva. Et Eesti Vabariigis mõistab õigust kohus, kohus hindas kindlasti kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid. Kohus tõi kergendavate asjaoludena välja selle, et süüdistatav tegelikult osutas kaasabi asja lahendamisele. Ta andis välja selle noa, mille ta ära viskas ja loomulikult ka arvestas kohus seda, et tegelikult ta kahetses oma tegu. Kas ma saan õieti aru, et esialgu siiski see vähemalt siis kas advokaadi kaasabil kiputi seda asja mängima nii, et tapmine oli justkui hädakaitse ja alles hiljem menetluse käigus selgus, et ikkagi see oli selgelt tahtlik tapmine? Jah, et see on tavapärane, et kui politsei lahendab kaasusi, siis politsei püstitab erinevaid uurimishüpoteese, et koos prokuratuuriga, et esmalt jah, üheks hüpoteesiks oli, et kuritegu nii-öelda oli kantud sellest, et süüdistatav tegutses hädakaitses. Mina ise hakkasin selle kaasusega tegelema 7 kuud hiljem, kui see juhtus. Mina vaatasin tõendeid, kogusin neid ja leidsin, arvestades tõendi kogumit, et tegemist ei ole hädakaitsega. Ja sellest lähtuvalt esitasin ka süüdistuse. Andres, ma pean sinult kui eksperdilt nüüd küsima, et selline asjade käik või selline juhtum ja asjade käik, kus esialgu räägitakse hädakaitsest ja lõpuks ikkagi tuleb välja, et tegu on tahtliku tapmisega, kui tavapärane või kui tuttav see lugu sulle kõlab? Nüüd ütleme varasemast ajast, kui sa veel politseis töötasid ja selliste asjadega sagedamini kokku puutusid. Jaa, tere kõigile. See on tegelikult vägagi tavapärane. Kui me räägime siin 90-ndast ja 2000 algusest, siis alati, eriti kui oli tegu siis omavahel tuttavate inimestega või kokku sattunud inimestega, kas siis ühise alkoholi või mingi muu tarvitusme käigus, siis kaitse ja ütleme siis ka kahtlustatava ja ka tihtipeale tema kaitse esimene versioon on see, et proovida mängida ta siis tapmise, nagu öeldakse, kõige siis pehmema versiooni peale, ehk siis tapmine hädakaitse piirides ja küsimus on kindlasti see muidugi, kuidas politsei suudab esimeste tundide jooksul saada siis ütlusi nii sellelt kahtlustatavalt, saada ütlusi tunnistajatelt, sest mida paremini need on fikseeritud ja kindlasti ka sündmuskeht, seda raskem on siis kaitsel ja kahtlustataval üles ehitada versioone, mis võiksid tema süüd kergendada, kuid ei ole tõepärast.
Maarja-Liisa Kõiv, kui te seda juhtumit ise uurima hakkasite kindlasti vaatama ka taustu. Kas sellel süüdistataval Rometil oli ka enne tapmist nii-öelda minevik? Oli ta politseile tuttav poiss? Jah, et tegelikult on noormees juba varasemalt silma paistnud vägivallakuritegude toimepanemises, et tema suhtes on 3 korral kriminaalmenetlus lõpetatud ja ta on nende toimepanemise ajal olnud siis alaealine. Ja sellest siis lähtuvalt oli meile selge, et tegelikult taoline konfliktide lahendamine vägivallaga ei ole talle võõras. Ja juba konkreetses juhtumis siis, mille menetlust mina juhtisin, sai meile selgeks, et kui varasemalt me räägime vägivallakuritegudes selles osas, et on kedagi löönud, siis praegusel juhul on juba asi arenenud edasi eluvastaseks kuriteoks. No siin on jällegi paras aeg küsida Andres Anveltilt, kes on ju varem mitu korda meie saateski osutanud, et meie noortega käitutakse nüüd, kui rääkida kriminaalkaristusest, ikkagi väga-väga leebelt ja see võib olla nüüd üks näide, kuidas see liiga leebe suhtumine on viinud ikkagi aina raskemate kuritegudeni. Andres, kuidas? Minul on siin, nagu öeldakse, arvamus võib-olla kui endisel justiitsministril, kes ka 10 aastat tagasi sellele positsioonil olles ja nagu öeldakse, tutvustades ja kriminaalpoliitika põhisuundi järgnevateks aastateks, siis ka ise tol ajal olin üks selle suuna poolda, et kuna noorte kuritegevus oli tõsiselt langenud, siis noorte alaealiste puhul oleks siis igasugune eeluurimise ajal või siis ka pärast juba karistuse, vangistuse ajal juba ütleme reaalne vanglakaristus või kinnipidamine täitsa äärmuslik ja me olemegi jõudnud tegelikult sinna, et veel mõned aastad tagasi, kui ma mäletan ühte ÜRO inimõiguste delegatsiooni, siis tutvustasin Tallinna vanglat, siis Tallinna vangla juht ütles, et näiteks, see oli 2 aastat tagasi, et meil tänasel hetkel ei olegi ühtegi alla 18 aastat inimest siin vanglakaristus kandmas. Mis ma tahan öelda? Ma ei saa väita, et tookord valitud siis selline karistuspoliitika oleks olnud vale, aga sest me olime tõesti siis, nagu öeldakse, selles suunas, et kuritegevus langes viimastel aastatel, ma millegipärast pean kahetsusega ütlema, et see on nagu pööranud ja kui me räägime, antud kaasusest ma ei oska rääkida, ma ei ole sellega kokku puutunud, aga ma tahan öelda seda, et antud juhul ikkagi siin taustast on näha seda, et kõigi nende kuritegude puhul, vägivalla kuritegude puhul eriti karistamatuse tunne ja selle muutumine kommunikatsiooni viisiks on väga ohtlik ja noorte puhul peab olema reaktsioon ikkagi siis, kui mitte vanglakaristus, ikkagi väga konkreetselt tema vabadusi ja õigusi riivav ja kindlasti ka pedagoogiline. Maarja-Liisa Kõiv, on teil vastulause nüüd öelda või oskate te mõtet jätkata siit? Kui ma vaatan seda sama kaasus, siis tegelikult noormees oli valmistunud selleks rünnakuks, ta lausa on toime pannud karistusaktsiooni minu hinnangul ja ka süüdistus sellele tugines, et tema oli oma tegevuse eesmärgistanud, ja tema enda hinnang, et miks kasutada rünnakuks karambiitnuga, siis tegelikult ta ütles, et ta on seda õppinud videomängudest, kuidas seda nuga kasutada, et sealt ta selle teabe ja info sai, et see nuga võib siis kellelegi ka vigastusi tekitada, et ma ise tunnen, et kohati võib-olla on noorte puhul see, et nad on võtnud nii-öelda õigusemõistja rolli, et nad tahavad astuda kohtukingadesse ja siis karistada inimesi oma äranägemise järgi ja seejuures kaotades reaalsustaju, et mida võib konkreetne rünnak siis esile kutsuda või millised tagajärjed selle võivad olla, et see on see põhiline põhjus, miks ma arvan, et ka taoline rünnak võis aset leida. Ma saan aru, et kui selle juhtumi uurimine ja kohtueelne menetlus käis, oli see süüdistatav Romet kodus ja suutis sellel ajal järgmisi vägivallakuriteo sooritamisest vahi alla sattuda. Saate te öelda, mida ta täpsemalt tegi? Jah, et käesoleval ajal on siis süüdistatav vahistatud 8 kuuks seoses kehalise väärkohtlemisega, et hetkel on ta siis kuriteod kahtlustuse järgi toime pannud oma tüdruksõbra suhtes ja
sellest lähtuvalt siis prokuratuur esitas ka taotluse tema vahistamiseks, kohus leidis, et see on põhjendatud alus, et ta võib vabaduses jätkata uute kuritegude toimepanemist ja alates kuni 17. oktoobrini 2025 viibib tema siis vahi all. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, meiega on siin ka ekspert Andres Anvelt. Aga Kuku Tartu stuudios on Lõuna ringkonnaprokurör Maarja-Liisa Kõiv ning tänase saate esimeses pooles räägime me traagilisest juhtumist Jõgeval, kui ligemale paar aastat tagasi tappis toona 17-aastane Romet endast 4 aastat vanema Helari. Ja Andresel oli tegelikult üks repliik seoses meie eelneva jutuga enne pausi. Jaa, ma ei nimetaks mitte traagiliseks juhtumiks, aga vägivalla kuriteoks. Traagiline juhtum on, kui keegi auto alla jääb või midagi sellist, aga minu repliik on see, et see, mis meil proua prokurör ütles, tegelikult tõendab seda sama minu väidet, et on kahetsusväärne, et mina võin ka kohut kritiseerida, mul ei ole selle, nagu öeldakse, mingit seost otseselt ametkondlikku, on see, et inimene, kes oli varasemalt ka vägivalla kuritegudega juba, nagu öeldakse, pahuksis, siis tapmise kahtlustuse pealt ei võeta vahi alla. Sellepärast üks kuritegu oleks jäänud arvatavasti sellisel juhul tema tüdruksõbra suhtes sooritamata, mis ma tahan öelda, et kindlasti on selline asi, mis riivab inimeste õiglustunnet ja päris palju. Maarja-Liisa Kõiv, on teil vasturepliik? No, vasturepliik on selles, et kohus saaks kedagi vahistada, peab esmalt prokuratuur selle taotluse tegema. Et käesoleval juhul ei ole prokuratuur seda kohtult taotlenud, et sellest tingituna ei saanud ka kohus otsustada seda, kas kedagi vahistada või mitte. No jääb küsimata, siis miks pärast prokuratuur teades selle tausta, noormehe varasemat tausta seda ei teinud, aga see jääb juba nagu ajaloo anaalide lahendamiseks. Aga tegelikult ma mõtlen, et kuulajal oleks mingisugunegi selgem pilt, siis me, kui tohib Maarja-Liisa Kõiv, ma võib-olla taastaks või prooviks teie abiga taastada seda, mis seal sellel 2 aasta tagusel novembri päeval siis seal Jõgeval juhtus, et mis ühelt poolt tunnistajad on rääkinud, kuidas see kõik oli väga juhuslik, et juhuslikult, eks ole, ohver sattus sinna kanti, juhuslikult põrkas kokku see siis tolle Rometiga ja juhtus midagi. Teistpidi jälle kohtus on selgunud, et ikkagi see Romet valmistus, ostis konkreetselt või hankis konkreetselt noa, millega minu teada muud teha ei saa, kui tappa või vähemalt raskelt vigastada. Ta otsis materjali ja õppis seda kasutama, seda nuga, ehk et seal nagu ei tundu olevat midagi sellist juhuslikku. Mis seal siis täpselt oli või kuidas see kõik arenes see juhtum? Kui spontaanne või kui planeeritud see asi ikkagi kokkuvõttes oli? Jah, et kui kannatanu poolt vaadata, siis kannatanu jaoks oligi see kõik täiesti üks juhus, kuhu ta sattus. Sellepärast, et rünnak oli toime pandud süüdistatava poolt, et tegemist ei olnud siis impulsiivse vihahooga, see oli hoolikalt ette valmistatud eluvastane kuritegu, et kui nüüd tugineda tõenditele, siis tegelikult õnnestus meil tänu kübertõenditele lugeda süüdistatava mõtteid. Et see on selline, me vaatlesime tema mobiiltelefoni ja sisuliselt samal ajal, kui ta siis nädalapäevad varem suhtles kannatanuga, soovis temaga kohtuda, guugeldas ta ka kannatanu nime ning otsis Google otsingumootorist lahendusi, et parandada stardipüstolit. Ja mõni aeg varem, mõned päevad varem tegelikult ta saatis kannatanule ka foto endast, kus ta kujutas ennast peegelpildis ja püksivärvli vahel oli relv. Kui ma kohtusaalis küsisin tema käest, et miks te saadate sellise pildi, siis tema ainus vastus mulle oli see, ma tahtsin olla kõva mees. Et see andis minule ka mõneti sellise kindluse, et see oli kavatsetus, see kuritegu toime panna, et ka tegelikult süüdistatav meil ju enne seda sündmust koondas enda ümber sõpru.
Ta kirjutas ühele seal teisele, et see on meil nüüd kübertõendites tuvastatud, ta kutsus enda juurde inimesi, et tulge, et minu juurde tullakse probleem või tegelikult see asi hakkas üldse hargnema sellest, et kannatanu tahtis viia oma endisele tüdruksõbrale tagasi riideid. Ta pakkus välja selleks konkreetse aja, kuna ta selle viib ja see ei sobinud nüüd siis tüdruksõbra uuele boyfriendile või siis elukaaslasele, kes siis hakkas teda ise initsieerima, et tule minu juurde ja selle varjus siis guugeldades, et kuidas parandada stardipüstolit, kuidas hankida endale sõpru, keda täpselt appi kutsuda, et üks konkreetne sõber kirjutas talle vastu, et ma ei saa tulla, mul on tingimised peal. Et siis me saame ju sellest järeldada, et midagi juhust süüdistatava poolt ei olnud. Aga kogu see lugu käivitus kas tõesti siis ühest armu kolmnurgast, ütleme, et siis endine poissõber ja tänane poissõber pidid omavahel siis ära jagama, kuidas edasi, või see on ka mingisugune selline mitte liiga usutav lugu? Jah, et seda võib pidada üheks motiiviks, et kuna süüdistatav on ise ka öelnud, et ta tahtis kõva mees olla, et saata neid relvapilte ja siis tegelikult vahetult enne sündmuse sinna kohtumisele minekut talle öeldi, et palun ära mine, palun ära tule kaasa, ta ei kuulanud seda. Et jah, et selle varjus, et nii-öelda küsida tagasi neid riideid, jätta muljet, et ma olen kellegi ees oluline nii-öelda kõva mees, siis selle varjus ta selle rünnaku toime panigi. Et sisuliselt siis tekitada olukord, et ta saab näidata, kui kõva mees ta siis on. Ja seda, kui kõva mees ta on, seda näitas ta selle nii-öelda karambiitnoaga, kes ei tea, mis on karambiitnuga, siis see on selline konksukujuline konksukujulise teraga nuga, väike auk on sees ja algupäraselt tegelikult oli see põllumajanduslik tööriist hoopis näiteks köite lõikamiseks või viljade koorimiseks, aga tõepoolest siis tänapäeval tuntud ka kui selline enesekaitse ja võitlusnuga. Muide, Marja-Liisa Kõiv, kui te oma kogemusele toetute, siis kui sage see on, et noortel kuttidel on taskus, ma ei tea, kas siis need samad karambiitnoad või üldse noad, mis on siis mõeldud sõna otseses mõttes tapmiseks? Jah, et tegelikult tuginedes kogemusele, mida on juba peaaegu 15 aastat, et see on tänapäeval muutunud üpris tavapäraseks ja murettekitavaks, et inimestel on kaasas erinevad terroristad, erinevad külmrelvad. Et tavapäraselt siis ühiste olengute käigus, kas siis tarvitatakse alkoholi või mingeid muid meelemürke, kipub see nuga nii-öelda välkuma, et stiilis, et ennast siis õigustada või enda võib-olla vajaka jäämisi rusikakangelane olla, siis õigustada seda noa kasutamisega, et kahjuks on see murettekitav trend aga ütlen ka selle välja, et kui keegi näeb, et kellelgi on mingi taoline ohtlik ese, siis on alati õigus helistada politseisse, anda sellest teada, et enne kui üldse saab areneda konkreetne sündmus edasi, on võib-olla ennatlik siis teavitada, et taolist eset on kellelgi nähtud või on ta seda siis kellelegi näidanud. Ka pealinna politseinikud on sageli märkinud, et leiavad noorte taskutest nuge ja muid selliseid terariistu. Andres, millest see räägib? Kus see komme nüüd äkki, et noored kannavad tänaval? No tegelikult ega siin midagi uut ei ole. Kui ma võtan siit mõned aastad tagasi, siis oli jälle levinud, mida tänapäeval ma ei oska öelda, ma tuttavad politseinikud väga palju oli seda välja toonud, aga olid omal ajal väga moes, eriti vanglates või tsoonides valmistatud näiteks kasteedid. Erineva kuju ja raskusega, kindlasti ka vanglates valmistatud isegi tulirelvad. Muidugi oli ka siis, tänapäeval sellist ebasõksust tulirelva on niimoodi laias tarbes ka noortel kindlasti palju vähem, kui seda oli 90-ndatel. Aga näiteks noad, mis olid tol ajal väga moodsad, mida noored jõugud üks väga suure raha isegi hankisid olidki need samad vanglates või tollal siis kinnipidaskohtades tsoonides tehtud väljahüppava teraga noad, et nagu öeldakse, see oli tol ajal moerögatus. Ei, kui me räägime 90-ndatest, mis teatavasti olid ohtlikud ajad, siis praegu eriti viimasel aastakümnel on räägitud, et Eestist on saamas turvaline Põhjamaa, välja arvatud Rootsi, eks ole, aga siiski rahulik, mõnus, meeldiv, mugav või minimaalsete ohtudega tänavatel vähemalt. Ja ometi nüüd selgub, et noortel on väga sageli taskus nuga. No milleks see nuga siis, kui meil on turvaline ja ohutu?
no see kindlasti muideks on olemas teatud selline subkultuur, sellepärast sa nimetasid küll, eks ju, turvalised Põhjamaad, välja arvatud Rootsi, aga tegelikult nii Rootsis kui Soomes, kui vaadata isegi meie meediat, siis on näha seda, et noakultuur on aina rohkem levinud. Ja jällegi ma tahan öelda, et näiteks nendes riikides, kus on tulirelvi vähem saada, näiteks samas Brittide maal on täpselt samuti jalgpallihuligaanid või midagi muud sellist. Esimene asi, mis välja vilgub, on nuga. Nuga on kahjuks muutunud tänapäeval selliseks subkultuuri osas, kui teised tapariistad ei ole lihtsalt saadavad. Ja ma saan aru, Maarja-Liisa Kõiv, et see Romet seal Jõgeval siis õppis videomängus seda nuga kasutama või vähemasti sealt sai idee? Jah, et ka minu jaoks, suheldes asjatundjaga, kes neid relvi tunneb, neid külmrelvi, et seda nuga peab õppima käsitsema, et see ei ole tavaline seenel käigu nuga, et kuna seda peab õigesti hoidma, et ka tegelikult me leidsime Rometi enda telefonist ühe pildi, kus ta nii-öelda enne seda sündmust hoidis seda nuga õigesti käes. Ja seda õiget võtet, nagu ta ise kinnitas, õppis ta videomängust. Ja lõpetuseks Andres Anvelt on siin korduvalt ju ka rääkinud ja me ise oma saadetes oleme maininud, et noorte kuritegevus, tahame me või ei taha, on tõusutrendis. Kas teile nüüd oma töös tundub samamoodi või siiski on üksikud karmid juhtumid, mis annavad sellise fooni, kuid tegelikult on olukord siiski enam-vähem kontrolli all ja võib-olla ei ole nüüd põhjust liiga kõva häirekellaga lüüa? Jah, et mina isiklikult ei oskaks küll nagu trendi välja tuua, et noored nüüd panevad toime oluliselt raskemaid kuritegusid kui mõned täiskasvanud, et võib-olla noorte puhul tuleb siin arvestada sellega, et kui nad esimesed teod toime panevad, siis sellest lähtuvalt nende suhtes lõpetatakse kriminaalmenetlus ära, nad saavad nii-öelda käitumiskontrolli või siis mõne muu meetme, mis hoiab neid edasistest kuritegud toimepanemiselt eemal, et neid juhtumid on rohkem, kus tegelikult pärast esmakordset juhtumit inimene ei lähe tagasi kuritegelikul teele, vaid õpib sellest ja teeb omad nii-öelda siis korrektuurid oma elus. Ja ikkagi, kui nüüd viimane juhtum, millest me täna oleme rääkinud, nüüd taustaks võtta, siis kas te karmistaksite seda poliitikat noorte suhtes, mis puudutab nüüd kuritegevust? Et ikkagi on mingisugune piir, kust edasi ei tohi leebe olla, sest nagu öeldud, karistamatus tekitab uue kuriteo ja veel raskema kuriteo. Et siin tuleb olla ikkagi mõõdukalt järsk ja võib-olla järsem, kui seni oleme olnud. Jah, et kuna mina näen ka neid juhtumeid, mis kohtusse ei jõua, mis lahenevad nii-öelda prokuratuuris, siis mina leian, et esmalt tuleb ikkagi noort inimest suunata õiguskuulekale teele. Et vanglakaristus või selles mõttes vangistus ei aita noort inimest, esmalt üritame teda suunata õigele teele ja tõepoolest, kui tegemist on juba mitme korraga, me näeme, et seda nii-öelda paranemist ei tule, ei ilmne, siis on see õige koht, kus tuleb minna kohtusse ja inimesel tuleb silmitsi seista kohtupidamisega. Lõunaringkonna prokurör Maarja-Liisa Kõiv, täname, et leidsite aega meie saates osaleda. Meie teeme siit aga väikese pausi ja oleme uute teemadega tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning loomulikult meie hea asjatundja Andres Anvelt. Nüüd vahetame teemat, sest sügis vist on päriselt käes ning see tähendab seenelisi täis metsasid ning kadunud inimesi. Kuid need, kes kaovad, pole alati seenelised ning inimesed ei kao ainult metsa. Sellega seonduvat aitab meile selgitada Ida-Harju patrulltalituse juht Pirko Pärila. Tere tulemast Krimiraadiosse, Pirko! Tervist! Pirko, viimastel nädalatel tundub, et inimeste otsimisteateid ja kadunud inimeste pilte ripub üleval tavapärasest enam. Või tõesti ainult tundub nii? Kuidas sellega siis on? Kui me lühidalt kokku võtame, otsime aastast tegelikult 3000 kuni 4000 inimest. Enamus neist moodustavad alaealised, kes jooksevad lihtsalt kodust ära ja nii-öelda siis rahvakeeli hängivad linna peale. Nüüd, kui me räägime maastikuotsingutest, ütleme, otsingud me lahterdame erinevatesse liikidesse. Meil on maastikuotsingud, meil on nii-öelda tavalised inimese otsingud, tagaotsimised ja edasi, et see oleneb nüüd, mis valdkonda me täpsemalt tahame arutada, siis me võtame ette. No räägime sissejuhatuseks siis ikkagi nendest seenelistest, ehk siis ma saan aru maastikuotsingutest. Ja me nimetame maastikuotsingutest, et praegu metsasaadused
on laialt meil olemas, inimesed väga palju käivad metsas, ütleme juuli, august, september ongi need kõige tihedamad käimised ja tegelikult ma saan öelda seda, et peaaegu iga päev on meil üks otsing. Kui me võtame üle Eesti, siis vähemalt 1, 2, 3 otsingut iga päev. No ma eile võtsin lahti ühe uudisteportaali uudiste sektori, seal oli vähemalt kohe esimese hooga hakkas silma 4 otsimisteadet. Küll vist erinevat laadi, aga siiski 4 otsimisteadet, et tundus, et hooaeg on tõesti alanud. Aga ma küsiksin nii, et meil on ju ometigi nii-öelda GPS-kaartide ajastu. Kas tõesti on nii, et sellel ajastul on neid kadumisi rohkem hoopis, et inimesed liialt usaldavad neid kaarte ja ei usu seda, et telefon võib tühjaks saada ja levi võib otsa saada? See on väga hea tähelepanek. Noored jõuavad alati metsast välja, sest nad kasutavad nutitelefone, kaarte, GPS-i. Täna on probleem eakates inimestes, kes kasutavad veel nuppudele telefoni, kellel pole üldse telefoni või võeta seda kaasa. Et täna ikkagi me räägime enamus, need, keda me metsas otsime, on eakad inimesed. Kui nüüd eakas inimene on metsa läinud ja metsa jäänud, siis mis pidi see signaal tavapäraselt siis teieni jõuab? Et kas see on keegi, kes kuskil ootab ja mingil hetkel on aru saanud, et vist enam ei maksa oodata või kuidas see käib? Et ehk siis küsida nii, et kui pika aja pärast teie alles otsima hakkate nüüd pärast seda kadumist? Ja meie hakkame otsima siis, kui meile tuleb teavitus, et inimene on kadunud või metsas eksinud. Nüüd siin oleneb, et üldjuhul need eakamad lähevad kahekesi metsa, seenele näiteks, ja üks jõuab välja metsas, teine ei jõua. Ehk siis esimene teade võibki tulla selle ühe lähedase poolt, kellega koos metsa mindi, ja teine on see, et kui eakas läheb üksi metsa, siis ta ei jõua lihtsalt koju sellel ajal, millal ta lubas tulla ja siis juba lähedased kodust teavitavad 112, et nende inimene läks metsa seenele ja ei ole veel tagasi tulnud, et arvatavasti on siis eksinud või kadunud seal. No seda räägitakse, igal aastal oleme meiegi rääkinud, aga mida ja inimesed ikkagi valesti teevad, et neid tuleb päevi ja päevi otsida ja mis seal salata mõnikord ei leitagi? Ma ütleks, et inimesed nüüd valesti midagi teevad. Võib-olla on see, et tuleks paremini valmistuda. Kõige lihtsam täna mina ütlen seda, et laadige telefon täis. Kui meil on olemas inimesega kontakt, me leiame ta väga kiiresti üles, väga kiiresti, 1-2 maksimum, oleneb maastikust ja kõigest sellest. See on kõige tavapärasem probleem täna, et meil puudub kontakt ja siis läheb keeruliseks, sest me ei tea, kus ta on, ta ei saa meile rääkida, mis ta ümberringi näeb ja me ei saa ka positsioneerida telefoni, et kus ta ligi kaudu olla võiks. Ehk siis kõige lihtsam täna on laadige telefon täis, hoidke seda taskus, võtke kaasa ja nii kui tunnete, et olete ära eksinud, andke kohe 112 teada, mida kiiremini me tuleme, seda kiiremini me leiame. Nüüd me oleme rääkinud siin, eks ole, korilastest või seenelistest, aga nemad ei ole ainsad, kes kaduma lähevad ja keda otsitakse, et siin on, eks ole, terve sektor on vanainimesed, kellel dementsusele kalduvad vanainimesed, kes lähevad kuhugi ja sageli ei tea kuhu ja neid tuleb otsida kuidagi, siis on olemas inimesed, kes võib-olla tahavadki jääda kadunuks, et ma ei tea, põgenevad kellegi eest kuhugi ja lõpetuseks on need, kes jäädavalt tahavad kuhugi kaduda siit ilmast. Et kuidas te ikkagi nüüd, ütleme, signaali puhul tegutsete? Kuidas te otsustate, et keda te nüüd ikkagi otsima hakkate ja kuidas otsima hakkate? Kui üldiselt rääkida, siis tegelikult otsime me kõiki, kes on kadunud ja kelle kohta meil teavitus tuleb. Nüüd hästi suurt rolli mängib siin, kui suur on see oht inimelu tervisele. Talvel me paneme kohe maksimumi välja, sest väljas on külm ja inimene võib lihtsalt surnuks külmada. Aga kui me räägime nendest igapäevastest, ütleme alaealistest, keda me nimetame nii-öelda siis jooksikuteks, me teame enam-vähem, kus nad on, me teame, et nende elu ei ole ohus. Et nende peale me väga suurt otsimise rõhku ei pane, sest me teame, nendega on korras. Isegi kui me koju tagasi viime, tunni aja pärast nad uuesti on õue peal. Nüüd, kui ma tulen siia tervisemurede poole, see dementsus ja asjad, siis see on täna üks suur murekoht meil ja meil on neid otsinguid piisavalt palju, need on väga ressursimahukad, et need eakad lähevad lihtsalt jalutama, kaotavad suuna ajataju ja nad ei orienteeru enam ajas ega ruumis, ei oska tagasi tulla. Nende otsimised on meil väga mastaapsed, lisaks puudub kontakt, pole telefoni kaasas
ja just on meil üks juhtum üleval, kus pea nädal on juba kadunud üks eakas proua, keda ma olen väga tihedalt otsinud. Andres, kui sinu käest küsida, et kui keeruline või raske on, ütleme, poliitikute maailmas selgeks teha, et seesama ressursi mahukas teema, et sinna on vaja raha, sinna on vaja ressurssi. Kas see on keeruline, ütleme, poliitikas selgeks teha, et see kõik on ka vajalik? Keeruline selgeks teha, inimesed ju poliitikas saavad ka aru, aga poliitikas on ka teha vaja, nagu öeldakse, siis otsuseid, kus siis raha panna või kuhu mitte raha panna. Selge on see näiteks, et otsingute puhul on mitu asja, näiteks siseministrina ma mäletan seda aega, et õnnestus näiteks üks oluline asi ära teha, selleks pidi isegi Silicon Valley's ära käima, oli see, et Apple telefon Austriaga kõrvuti said esimesena Euroopas selle täpis positsioneerimise võimaluse. Androidil oli see võimalus olemas, aga Apple hoidis seda kinni, sellest me räägime siis 8 aastat tagasi. Teine asi on kindlasti, millest on puudus Eestis olnud, see on mitte ainult metsa, aga ka mereotsingud, meil on lennuvõimekusest on puudus, sellepärast et sisuliselt meil heal juhul 1 või 1,5 helikopterit on olemas, teised on kas korralisel või pikaajalisel hooldusel, nii et see on ma arvan, üks suur puudujääk, mis tegelikult lahendada tuleb ära ükskõik, kas meie julgeolekuolukorrast lähtuvalt või siis inimeste tagaotsimisest lähtuvalt, vahet ei ole, meil on kõik nad väga mitmeotstarbelised, nii et see on, ma arvan, et kõige suurem väljakutse poliitikutel, mida siin viimane tulevuses ära teha, aga ma arvan, et kokkuvõttes jah, seal on valikute küsimus. Pirko, kuidas selle ressursiga on? Kas annab tunda? Ressurssi on alati vähem, kui võiks olla, et selles mõttes, kui me räägime mastaapsetest metsaotsingutest, siis enamus reageerijad, kes on väljas, lähevad otsima tegelikult. Ja seal juures on ka see, et meie põhitöö ei saa seisma jääda, et samal ajal on meil mõni läisuhte vägivald, mõni relvaga sündmus, ehk siis need ei jää seisma, et me peame selle ressursi ära jagama, kes jääb nii-öelda väljakutsete peale ja kes lähevad metsa otsima. Aga siinkohal ma toon välja, et meil on väga palju häid koostööpartnereid, kellega me koos otsime, vabatahtlikud otsijad, pääste, kaitseliitlased ja nii edasi, et selles mõttes me ei ole üksi õnneks ja lõppkokkuvõttes ikkagi enamus inimesi me leiame alati üles, kes metsa lähevad, et see on väga väike protsent, keda me võib-olla kohe lähiajal ei leia. Kui suur on see protsent, et keda üldse ei leia? Kas, no ja mis hetkel ikkagi see hetk tuleb, et ei jätka? Just nimelt seetõttu, et see on väga ressursimahukas ja kõik senised nagu meetodid ei ole aidanud ja siis tuleb teha otsus. Nüüd siin on jälle erinevad kategooriad, et on inimesed, kes ei tahagi, et need leitakse, nad lähevad välismaal ära ja nad ei tahagi ennast jaol anda. Aga me ei otsime nii kaua, kui inimesega oleme vähemalt kontakti saanud, et tema on kõik korras, et me jäämegi otsima nii kaua, kui inimene tuleb välja. Aga metsaotsingutes, kui rääkida, siis me nimetame passiivsed otsingud ja aktiivsed otsingud. Aktiivsed otsingud on siis need, kus me oleme päriselt ressursiga põllul, kas teeme ahelikus otsimisi, kasutame droone, ATV-si, kõik ressursivahendid, mis meil on. Ja kui me mingi hetk näeme, et kõik ülekõrred, kõik kohad, mis on nii-öelda loogilised, on läbi vaadatud, inimressurss ka väsib, ilmastik mängib rolli, pimedus tuleb peale ja vahepeal ka enda ohutuse tagamiseks me peame lõpetama ja alustama uuesti päeva valguses. Et siin kõik oleneb asjaoludest vastavalt, kuidas meil see juhtum ja keskkond on. Pirko, sa mainisid ka neid inimesi, kes tahavadki ära kaduda, nad ei tahagi, et neid leitakse. Kui inimene läheb minema tahtlikult, kas politsei üldse sekkub samamoodi või on lähenemine kuidagi teine, kui te saate teada, et ta ei tahagi, et teda leitakse? Üldiselt kõik oleneb veel juhtumist, et kui inimene ise otsustab ära minna ja mitte oma lähedasi teavitada, ta on täiskasvanud inimene, siis ta teab ise, mida ta oma nii-öelda eluga teeb, kuhu ta läheb. Üldjuhul me kogume selle informatsiooni kokku, meie jaoks on hästi oluline see, et inimese elu ei oleks ohus. Kui me selles veendume ja saame kontakti selle inimesega lõpuks ja ta ütleb, et ta on välismaal, ta ei soovi lähedastega suhelda, tegemist teada, pole oma ette, siis me tegelikult seda austame, aga lähedastele me ütleme, temaga on kõik hästi ja äkki võtab siis ükskord täiega ise ühendust. See on kõik, mis te lähedastele ütlete, et lihtsalt, et temaga on kõik korras, ta on elus, ta lihtsalt ei taha teiega suhelda? Jälle ei oleneb juhtumist, aga see on siuke vastastikune usaldus ka, et me anname ikkagi teada, et kõik on korras, et ta viibib välismaal näiteks
ja ta ei soovi hetkel kellegi kontakteeruda, et ootab selle jaoks võib-olla ise õiget aega, et meie seda austame ja see on inimeste omavaheline, ma arvan, konfliktprobleem lahendada. Ma vabandan võib-olla natukene ebameeldiva küsimuse pärast, aga kui sageli leiate te, ütleme siis selle kadunud inimese aastate pärast üles, ehk et teistpidi küsida, kui palju te leiate skelette näiteks, kas seda tuleb ette tihti? Tuleb, aga vähe, see on väga väike protsent, jällegi ütlen, et enamus maastikuotsingutel või mis seenelised me leiame üles, enamus, väga väike protsent jääb kadunuks, see on üksikud ja mingil hetkel on see nüüd aasta pärast, 2 või 3 aasta pärast tulnud välja maastikult skelett, et mingisugused matkajad on leidnud ja andnud teada ja siis lõpus tulebki DNA ekspertiisi kaudu välja, et tegemist oli selle isikuga, kes meil ära kadus sel hetkel. Aga neid on väga vähe, ei ole õnneks palju, et enamus ikka toome elu tervisega välja. See on ilmselt palju jõudusunenägu, et jalutad metsas ja komistad skeleti või mõne keha osa otsa. Aga teeme siin ühe väikese pausi ja siis oleme juttudega tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt. Saate teise poole külaliseks on Ida-Harju patrulltalituse juht Pirko Pärila ja me räägime inimeste kadumistest ja otsimistest. Andres, sind inspireeris enne pausi räägitud skelettide leidmise lugu. Ja, mul on hea meel, et me oleme tõesti jõudnud Eestis suhteliselt turvalisse ajujärku võrreldes siin mõnekümne aastase ja 10 ja mõnekümne aastase ajalooga, sest alati peab arvestama, et ühed asjad on need, kes on läinud kaduma oma rännakutel, siis kas seente järgi, marjade järgi või mingil psüühilisel põhjusel, siis kindlasti, kui me toome siin meie lähiajaloo, kus meil tapmiste arv oli pea 20 korda suurem kui tänasel päeval, siis oli ka neid tagaotsimisi, nagu meie nimetasime kriminaalset tagaotsimisi, kus oli arusaadav, et inimene on ära viidud kodunt või ta on kadunud näiteks oma tee peal kuhugi äri oma ettevõtte juurde või mis iganes, kus oli kohe arusaadav, et tegemist on kriminaalse kadumisega, siis oli ka neid skelettide leidmisi ikka tunduvalt rohkem, küll neid leiti näiteks siinsamas Tallinna all ühe tee ehituselt, siis oli vahetult enam asfaldi panekut, leiti ühe siis grupi liikmeid või siis kui politseinikud ise ühe laiba või näiteks Ida-Virumaal pea 9 või 10 laiba kaevandusest otsimise käigus siis samas metsal komissid veel ühe skeleti otsa ja neid juhtumeid oli palju, kus skelette leiti pärast juurest, aga tuleb arvestada, et kui sul on tapmiste arv on selline, siis see tähendab seda, et ka nende kriminaalsete tagaotsimiste arv on seevõrd suurem, kui seda on tänapäeval. Õnneks tänapäev on veidi ikka helgem. Öelge, kui tihti tuleb ikkagi vale teateid, et politsei on tiimi välja jäänud, vabatahtlikud on väljas, kõiksugu tehnoloogilised abivahendid on stardivalmis ja siis ja võib-olla, et isegi juba olete väikest viisi ahelikuna läinud otsima ja siis öeldakse, et kuule, tuli koju. Ei olegi kadunud. Ma ütleks, et see vale väljakutse on. Tegelikult ma julgustan just inimesi helistama 112, kui me tunneme, et inimene on kadunud. Aga üldjuhul ega me kohe ju ei alusta mastaapseid otsinguid, et me kõigepealt kogume info, loome olukorra teadlikkuse, üritame võimalikult palju detaile saada selle kadunud inimese kohta, mis on ta liikumissuunad. Me teeme need asjad koha peal selgeks ja siis me otsustame, kas me suurendame ressurssi, alustame päriselt põllul maastikotsinguid või kasutame veel mingeid tehnilisi vahendeid, droone, ATV-sid, sõidame tulede viledega, sireenidega metsateedel. Üldjuhul need esimesed sammud on enamus inimesed välja toonud metsast. Ja kõige olulisem, kui kontakt on olemas, pole probleemi. Aga vastus küsimusele on see, et jah, on olnud ka neid õnnelikke juhtumeid, kus me tuleme toimetame ja siis tuleb inimene välja või on koju jõudnud ise. Et õnneks on ka neid. Ja see ei ole vale väljakutse, lihtsalt lõpp on ju hea. Aga neid on tihti siis või mitte väga tihti või kuidas siis? Pigem neid ei ole nii tihti, pigem on ikkagi see, et me lähme aitame inimese metsast välja, et need sellised tunni 2 otsingud on täitsa keskpärane. No aga et naine üritab mehele 2 tundi helistada, mees ei vasta, siis võetakse ka teiega ühendust. Ikka jah. Ja on ka neid juhtumeid, kus ma ei ütle täna mees, ma ütlen mees või naine on jooma peal näiteks ja ei tahagi oma elukaaslasega suhelda. Ja lõpuks me ikkagi leiame üles kõrvalkorterist ja ütleme, et kõik on hästi, et mees ajab oma asju. Andres, sul on repliik siin. Ei, ma lihtsalt,
kuuldes, et tehakse see olukorra teadlikkuseks ju, kasutatakse tehnikat, lihtsalt natukene sellist meelde tuletamist või natukene naljakamas hoone peal 90-ndatel nii mõnegi prefektuuris, oli prefektuure tundnud rohkem, tagaotsime veel inimene, tehnilisi vahendid ei olnud, siis kasutati isegi politsei poolt selgelt nägijaid muideks, kellega käidi siis metsa all ja selgelt nägija käis ees ja siis vedas politseinikke sinna sügavale kuhugi sohu. Oli abi ka kunagi? Ei ole ma ühte korda sellest kuulnud, aga seda kasutati, sellepärast 90 algus oli kindlasti selline situatsiooni teadlikkus oli kindlasti natukene müstilisem kui tänapäeval. Aga kui nüüd tõsiseks tagasi minna, tuleb kõne. Üks kõne on see, et sugulane või lähituttav läks metsa seenele ja ei ole kokku lepitud ajaks tagasi tulnud ja ühendust ei saa, palun aidake. Teine küsimus on see, kui et näiteks keskealine mees läks kuhugi, ei ole siin nüüd ennast pikka aega näole andnud ja kõik isiklikud asjad on ka maha jäetud. Kuidas nüüd politsei käitub, mis on kui nii võib öelda standardliigutused ja küsimused, mis kõigepealt nagu esitatakse ja mida siis tehakse, et aru saada, mis toimub? Kõigepealt tegemist on 2 sündmusega samal ajal aset leidva. Ressurss jagatakse ära, keegi ametnikest juhib ühte sündmust, teine. Vastavalt ka ressurss jagatakse ära. Nüüd siin olenebki sellest, millise info me saame. Et kui ikkagi on märgid, inimene asjad maha jätnud, ehk siis ütleme arvatavasti suitsiid. Midagi taolist. Suitsiidi mõtted, siis tegelikult meie jaoks on see, et inimese elu on ohus. Ehk siis me reageerime sellele ikkagi täie tõsidusega, me teeme kõik selleks, et võimalikult kiiresti see inimene üles leida. Mida me küsime, see on jälle selline hästi individuaalne, et pigem on see varasem taust, kas tal on neid suitsiidi mõtted ennem olnud, kuhu ta on varasemalt näiteks läinud, kui ta tahab olla üksi või tahab midagi endaga teha, kus ta leitud on, mis ta kontaktid on, ühesõnaga see on selline kõik selline info, mille iga kild annab meile selle otsustuse, et mida täpsemalt, kus teha või kuhu minna. Et hästi raske on öelda, mida me täpselt küsime. See tulebki hästi neutraalselt vastavalt siis inimesele ja tema mingitele asjaoludele, tema elule nii-öelda. Üks asi, millest on siin viimasel ajal väga palju juttu olnud, mis võib-olla aitaks politseil palju paremini hetkel kadunud inimesi otsida ja need on need numbrituvastuskaamerad. No kui pimedusest päriselt selles mõttes kobate, mis puudutab inimeste otsimist, käib sisuliselt käsitööring või? Hea küsimus, mõtlen, kuidas ma vastan, et kui me räägime nendest numbrituvastuskaameratest, siis jällegi liiguvad müüdid, me niisama vaatame, ei vaata, alati on mingisugune aluspõhjendus, kas on eluohus midagi muud. Metsaotsingutel, või ütleme üldse otsingutel, kus meil on teada, et inimese elu on ohus, on olnud numbrituvastuskaamerad meile väga suureks abiks. Me oleme tuvastanud ära, kus auto on liikunud ja me oleme tegelikult auto üles leidnud ja tänu sellele leidnud ka piirkonna, kus inimest hakata otsima. Et see on see, mis tegelikult meie tööd väga palju teeb kiiremaks, operatiivsemaks ja ka lähedastele tegelikult paremaks, sest me teame, kus me hakkame pihta. Kui meil ei ole ühtegi niidi otsa, kus inimene läks, siis see on üks võimalus, mida me saame kasutada täna. Andres, kuidas see tundub, kas see diskussioon numbrituvastussüsteemide üle on läinud kuidagi nagu kuhugi täitsa valesse kanti ja need aspektid, millest just oli juttu, on jäänud kuidagi tahaplaanile? No ma tahan öelda seda, et juba selle, kui see poliitiline mingil määral paanika lahti läks, kus siis nagu tehtud vahet isikuandmete kaitsel ja siis inimeste abistamisel või siis kurjategijate otsimisel läks kõik segamini nagu pudru ja kapsad, hakkasid elama vandenõu teooriad, osad paanikas poliitikud, kes ajavad oma 1-2% populaarsust taga, siis proovisid olukorda lahendada sellega, et pidasid selle, esiteks ei suutnud seda eelnõud suvel läbi lükata ja teiseks panid sellele kõigele nagu piiri ette. Seda ei olnud üldse vaja teha, sellepärast et tegelikult võib-olla kehvakene, aga õiguslik alus selleks oli olemas, seda oleks parandada jooksvalt, aga mitte visata siis meie õiguskaitseorganid just nende vajalike menetluste läbiviimisel kiviaeg tagasi.
Pirko, saade hakkab vaikselt lõppema, noh, see info võib joosta ühest kõrvast sisse teisest välja, aga siiski öelge võib-olla neile, kes ennast hetkel võib-olla autoga Seenemetsa sätivad 3 soovitust, et nad ära ei eksiks ja kui see siiski juhtub, siis kõige olulisem, et inimene kiiresti leida, mis see oleks. Väga detaili lähe, aga üleüldised soovitused. Laetud telefon kaasa, mobiiltelefon. Pane ennast valmis selliselt, arvestades, et sa jääd sinna ööseks. Siis oskab inimene ennast riidesse panna, süüa, juua kaasa võtta. Ta arvestab, et sa võid jääda ööseks, et saad hakkama. Ja 3, anna teada lähedastele, kuhu sa lähed näiteks. Märgista ära see sisenemiskoht, mingi lipukese, kõik. Võtta kaasa valge ämber, nagu öeldakse. Et pane riidesse ka, et sa oleksid nähtav metsa vahel. Et kui sõda mängima ei lähe, et teen kamuflaaži, siis me raske leida ka. Et pange riidesse heleda riided, et oleks hea märgata. Oranž vest. Kõige lihtsam. Kui on kontakt, ma räägin, telefon on see kõige parem asi. Kontakt on olemas, me leiame üldjuhul kohe üles. Ida-Harju patrulltalituse juht Pirko Pärila. Me täname, et te leidsite kadumiste kõrghooajal aega meile Krimiraadios tulla. Sellega on tänane saade lõppenud. Täname kõiki kuulajaid ja saatekülalisi. Krimiraadiot juhtisid nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Samuti oli meiega ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval veidi pärast kella 1. Kuulmiseni ja ärge ära eksige. Krimiraadio.